Teine Moosese raamat on see raamat, kus Iisraeli rahvas on maailmast välja kutsutud, et saama Issanda eriliseks valitud rahvaks. Ja täna me tegeleme veel nende nuhtlustega, mis juhtusid seal Egiptuse maal. Mõned need peatükid oleme natuke vaadanud, aga täna vaatame ja toome midagi muud välja, sest nendes peatükkides on nii palju, millest rääkida ja et mida rääkida Jumala kohta. Ma mäletan, et mõned aastad tagasi meil oli see lastelaager, Kuningriigi kroonikad. Ja ma korraldasin sel aastal mänge õues ja tuli üks mäng, kus olime seal liivaplatsil ja sidusime iga nagu lapse jalast kinni ühe nööri ja selle nööri otsas oli õhupall. Ja 2 meeskonda ja siis lapsed pidid nagu katki tegema teiste meeskonda õhupallid. Ja siis nad mängisid seda üks kord. Ja siis ma ütlesin lastele, et mõlemad meeskonnad, valige välja enda champion, kes nagu esindab teid ja siis need 2 championit võistlevad. Ja siis igaühele nad valisid välja. Ma arvan, et üks nendest oli sinu Daniel, Roland, oli üks champion. Ja siis ma andsin neile mõlemale need hobused. Tegelikult on see kepp ja hobuse pea on otsas ja nad pidid hoidma selle nagu jalgade vahel ja samal ajal, et katki teha teise õhupalli ja vaatad, et enda õhupall katki ei läheks esimesena. Et siis ma ei mäleta, kes võitis, aga lastele oli see väga nagu oluline, kes on võitjad ja kes on kõige suurem, kes on kõige ägedam nagu champion. Nendes peatükkides selgub, kes on suurim Jumal. Egiptuse maal olid need jumalaid kui palju, nagu teistel rahvadel oli. Ja raske on öelda, nagu kui palju jumalaid neid olid, kuskil 20 ringis jumalaid seal. Igale nagu alale oli üks jumal, nagu elu, surm, Niiluse jõgi, nagu põllumajandus ja iga asja jaoks oli nagu mitu jumalat. Aga kui vaatame näiteks teises Moosese raamatust peatükis 12 ja Salm 12, Jumal ütles, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina Issand. Et täna siis selgub, kes on see champion, kes on see suurim Jumal. Kas Egiptuse jumalalt, kas Vaaro või kas Iisraeli Jumal, Issand. Esimene nuhtlus oli see, et jõgi muutus vereks. Jõgi muutus vereks. Et oleme neid kirjakohti juba lugenud eelmises jutluses, aga vaatame natukene seda Salm 14. Nüüd oleme 7. peatükis, alates 14. salmist. Siis Issand ütles Moosesele, Vaaro süda on kalk, ta keeldub rahvast ära laskmast. Mine hommikul Vaaro juurde, kui ta läheb vee äärde ja astu temale vastu Niiluse jõe ääres. Võtta kätte kepp, mis muutus maoks ja ütle temale, Issand, Hebrealaste Jumal on mind läkitanud sinu juurde, et ma ütleksin, lase mu rahvas minna ja mind kõrbes teenida. Aga vaata, sa ei ole siiani kuulda võtnud.
Seepärast ütleb issand nõnda, sellest sa tunned, et mina olen issand. Vaata, ma löön kepiga, mis mul käes on, jõe vett ja see muutub vereks. See oli see esimene nuhtlus. Jumal näitas kohe, et ta on Niiluse jumalatest suurem. Et see Niiluse jõgi oli nii oluline egüptlastele. Nad kõik said aru, et tänu sellele jõele oli elu võimalik seal Egiptuse maal. Tänu sellele jõele, et nad said endale head põllumaad, nad said vett ja elu oli võimalik. Ja tänu sellele Egiptus sai võib-olla kõige võimsaks riigiks sel ajal. Ja sellepärast nad justkui kummardasid seda Niiluse jõge. No näiteks üks jumal, Hapi. Hapi pidi olema Niiluse vaim ise. Siis oli Hnum. Hnum oli Niiluse kaitsja jumal. Ja Niiluse jõgi ise, see pidi olema Osiiruse, kes oli see nagu maa-alune jumal või surma jumal, pidi olema Osiiruse verevool. No huvitav, siis jumal tegi selle jõe vereks. Ja nad juba uskusid, et see on Osiiruse verevool. No jumal näitas, et vaata, nüüd on see tõesti veri. Kuidas teile meeldib see? Muidugi ei meeldinud. Ja siis oli Sepek. Sepek oli jumal, kes võttis endale krokodiili kuju. Aga muidugi see veri ei sobinud nende krokodiilidele. Nemad vist ujusid välja, otsisid teist kohta, sest nad ei tahtnud nagu veres ujuda. Siis oli veel Neith ja Hathor, nemad kaitsesid, igaüks kaitsesid ühte kindlat nagu kalaliiki, kes elasid selles vees. Aga kõik need kalad surid ära, mis Niiluse jões olid. Issand näitas, et tema on Niiluse jumalatest suurem. Ja kuna egiptlastel ei olnud vett juua, nad pidid mujalt kuidagi leidma ja kaevama. Issand on suurem, sest issand annab meile juua. Me teame, et issand andis näiteks israelastele vett kaljust seal kõrbes. Me teame, et Jeesus muutis vee veiniks, nagu ma rääkisin eile õhtule noortele. Vaatasime seda, et Jeesus andis juua ja meie kummardame siis seda elu andvat Jumalat. Tema on suurem. Järgmine nuhtlus, konnad. Konnad tulid väga palju maa peale. Psalm 25. Möödus 7 päeva Niiluse jõe löömisest issanda poolt. Siis issand ütles Moosesele, mine Vaaro juurde, ütle temale, nõnda ütleb issand, lase mu rahvas ära minna, et nad mind teeniksid. Aga kui sa keelad neid minemast, vaata, siis ma nuhtlen kogu su maa-ala konnadega. Niiluse jõgi hakkab kihama konnadest, need tulevad üles ning lähevad su kotta ja su magamiskambrisse ja su voodisse, samuti su sulaste kodadesse ja su rahva sekka, su küpsetusahjudesse ja leivakünadesse. Ja konnad hüppavad sinu ja su rahva ja kõigi su sulaste peale. Konnade nuhtlus. No muidu olid konnad egiptlastele nagu hea asi, sest igal aastal see Niiluse jõgi nagu voolas üle ja tegi kõik märjaks ja see
tekitas igasuguseid tiike ja veekogusid väikesed. Ja siis õhtul egiptlased istusid kodus. Nad võid kuulda seda konnade häält, et nad kõik tegid häält ümberringi. Ja see oli hea, sest nad teadsid, et jälle on Niiluse jõgi oma tööd ära teinud. Jälle on meil hea põllumaa ja läheb hästi. Aga issand muutis selle hoopis nuhtluseks, hoopis needuseks, et neid olid nii palju, et oli vastik. No näiteks oli üks jumal Hekt. Hekt oli selline jumal või jumalanna isegi, kes oli konnakujuline, selline jumal, ette kujutatud. Ja tema oli sellise viljakuse ja surnuist üles tõusmise jumalanna. Ta aitas näiteks naisi lapse sünnitamisega, aga Jumal näitas, et ta on sellest Hektist suurem ja ägedam. No see õpetab meile näiteks, et ei tohi teha mingisugust õnnistust, millega Jumal on meid õnnistanud, Jumalaks. Egiptlased kummardasid igat asja. Nad uskusid, et need konnad on pühad loomad, et ei tapa neid. Ja isegi kui kogemata keegi tappis ühe, siis nad võisid saada karistada selle eest. Aga mida sa teed, kui kõik on kaetud ühe nagu konnakihiga, et igale poole, kus sa astud, kus sa istud, käib mingi krõks, sest jälle astusid konne peale, nii vastik. Konnad olid õnnistus, nad kummardasid neid. No mõnikord me teeme sama asja, et me võtame mingisuguse õnnistuse, millega Jumal on meid õnnistanud ja me paneme nii palju tähele selle peale ja veedame nii palju aega sellega. See võib olla hea asi, see võib olla meie lapsed, see võib olla meie töökoht, see võib olla meie maja või auto või mida iganes, millega Jumal on sind õnnistanud. Aga vaata, et see hakkaks nagu sulle selliseks Jumalaks, et sa pühendad rohkem aega ja tähelepanu sellele kui Jumalale. No egiptlastele oli see raske õppetund. Aga see oli vaid teine. Nuhtlus tuli kolmas. Need sääsed tulid. Sääsed. Nemad võisid olla sääsed või sellised, ma ei tea, võib-olla eesti keeles on kihulased, aga mõte on see, et hästi pisikesed putukad, mis söövad sind. Ja väga ebameeldiv. No vaatame siis 8. peatükis Salm 12. Siis issand ütles Moosesele, ütle Aaronile, siruta oma kepp välja ja löö maapõrmu, et sellest tuleks sääski kogu Egiptuse maale. Ja nad tegid nõnda. Aaron sirutas oma käe keppiga välja ja lõi maapõrmu. Siis tulid sääsed inimeste ja loomade kallale. Kõik maapõrmu muutus sääskedeks kogu Egiptuse maal. Ja ka võllurid tegid oma salakunstidega seda sama, et tekitada sääski, aga ei suutnud. Ja sääsed olid inimeste ja loomade kallal, siis võllurid ütlesid Vaarole, see on Jumala sõrm. Aga Vaaro süda jäi kõvaks ja ta ei kuulanud neid, nagu issand oli öelnud. Mida issand siis näitas sellega, et tõi neid sääsed Egiptuse maa peal? Ei tea, kas oli kindlad jumalad meeles, kui ta tegi seda. Muidugi see tegi häbi kõikidele jumalatele, et nemad ei saanud päästa sellest. Aga võime öelda, et Jumal oli Egiptuse preestritest suurem. Et need Egiptuse preestrid,
Nemad pidid olema täiesti puhtad. Ajasid ära kõik juuksed kiilaks, ajasid ära kõik nagu kehakarvad ja juuksed ja siis nad tegid ennast puhtaks ja siis panid selga ainult valged riided. Nemad pidid olema täiesti puhtad. Aga vaata, kui säästud on igal pool, siis nad enam ei kõlbanud enda jumalaid teenida, sest nemad olid ka nagu läbi söödud nende sääskedega ja nemad olid koledad nagu välja näha. Ja nad ei olnud täiesti puhtad. Ja nende jumalad ei saanud aidata. Ja veel see, Issand tegi häbi nendele võluritele. No siiamaani nad said järgi teha. No nad tegid vee vereks ka. Nad tõid konnad veel juurde Egiptuse maale, näidata, et me oskame ka. Aga et sääski tuua maa peale, nad ei saanud. Kuidagi Jumal ei lasknud, ütles, et ei saa seda teha. Ma tahan, et kõik näevad, et see on minu sõrm ja nad tunnistasid üles, see on Issanda sõrm. Ta tegi suurt häbi nende kõigi peale, sest Issand on alati saatanast suurem. No me teame, et saatan on tugev. Vaata, Aaroni kepp muutus maoks ja võlurite kepid muutusid madudeks. Ta tegi järgi. Ta tegi ka vee vereks. Ta tegi need konnad juurde. Aga Issand on alati vägevam. On mingi piir, kus Jumal ütleb, et ei saa. Ma ei lase. Mäletate, kui Eeli oli seal mäe peal ja need Baalide preestrid korjusid, et Baal saadaks tuli taevast. Ei tulnud. Aga Eelia tegi väiksed palved ja siis tuli nii palju tuli taevast. Issand on alati vägevam saatanast. No, me näeme seda Hiobi raamatus, kus saatanul olid kindlad piirid pandud. Me näeme, et ilmutuse raamatus kõige lõpus suur tugev ingel võtab saatanast kinni aheldatuna ja viskab tema sügavikku, kus ta on 1000 aastat. Et igal hetkel Issand võib öelda saatanale, et aitab. Ja ilmselt ta siin ütles, et aitab, ei saa. Ma ei luba seda. No siis järgmised parmud. No mulle meeldib see tõlge eesti keeles, parmud. Inglise keeles kõlab nagu kärbsed, flies. No kärbsed, aga parmud. Nüüd siis ma saan aru, et päris hull, sest ma olen siin elanud mingi 16 aastat ja ma tean, mis parmud on ja kui vastikud nad on. Ja tegelikult see on vist päris õige tõlge ka. Et need olid sellised putukad, kes ka hammustavad. Ja ma tean, et kui sa saad hammustada parmu käest, siis võib-olla sa tapad ära, aga siis natuke veri tilgub välja, et ta nagu tegelikult tegi väikest auku, tegi ai sulle. Ja siis pärast see paisub. Aga see oli parmude nuhtlus. See on olnud see, et oleme paar päeva looduses ja siis läheme koju tagasi. Ja see oli kogu Egiptuse maa ja nuhtlus. Nii palju. Ja kogu aeg nad hammustasid. Jumal näitas, et ta on
Vaarost suurem. Nüüd näiteks psalm 20 ja issand tegi nõnda, parme tuli rängasti Vaaro kotta ja tema sulaste kodadesse ja kogu Egiptuse maal kannatas maa parmude tõttu. Need parmud pääsesid ka Vaaro kotta. Isegi Vaaro ei pääsenud sellest. Et ma ei tea, millised aknad nendel olid, mida nad said teha sel ajal, aga midagi ei aidanud. Nad said ikkagi sisse, need olid nii palju. Ja Vaaro pidi jälle ennast alandama ja paluma, et palun Mooses, palveta oma Jumalale, oma issandale, et see lõpeks ära. See on sellepärast, et issand on kuningate kuningas. Ja Vaaro oli üks väike kuningas siin maa peal. Aga issand, tema on see, kes tegelikult valitseb. Danieli raamatust on kirjas, tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid. Ja Jeesus on nimetatud kuningate kuningaks, issandate issandaks esimeses Timoteose kirjas ja ilmutuse raamatust 2 korda. Ja siis tuli loomakatk. Vaatame siis juba 9. peatüki ja ma hakkan lugema esimesest salmist. Siis issand ütles Moosesele, mine Vaaro juurde ja räägi temale, nõnda ütleb issand, hebralaste Jumal, lase mu rahvas minna ja mind teenida, sest kui sa keelad neid minemast ja pead neid veel kinni, vaata, siis on issanda käsi su karja peal, kes on väljal hobuste, eeslite, kammalite, veiste, lammaste ja kitsede peal väga raske katkuga. Aga issand eraldab Iisraeli karja ja egiptlaste karja ja Iisraeli laste omadest ei sure ühtainsatki. Ja issand määras aja, öeldes, homme teeb issand seda siin maal. Ja issand tegi järgmisel päeval nõnda. Egiptlase kogu kari suri, ent Iisraeli laste karjast ei surnud ühtainsatki. Kõik need loomad, mis väljas olid, nad kõik surid. No ilmselt nad ei olnud kõik väljas või nad vahepeal nad said nagu need karjad juurde mujalt, sest hiljem rohkem neid karjaloomad surevad. Aga kõik, kes väljas olid, nemad kõik surid. Egiptuse maa oli selline maa, kus need lehmad olid pühad. No mitte kõik, aga suur arv nendest lehmadest Egiptuse maal olid sellised pühad. Ei tohi neid tappa, ei tohi neile mitte midagi teha. Annad neile süüa ja oled nendele nagu hea. Näiteks Memphisi linna lähedal oli Ptah, Jumal Ptah tempel. Ja nad uskusid, et see Ptah, tema pidas ühte lemmiklooma. Ta oli üks lemmikloom. Ta oli pull, noor pull, ehk see apispull oli see nimetatud. Ja seda pulli valiti välja ja siis peeti kinni seal templi juures. Anti talle nagu väga head toitu. Anti talle nii palju emaseid, kui ta tahtis. Ja ta elas nagu hea pulli elu lõpuni. Kui ta suri ära, siis kohe valiti välja uue. Ja nendel oli lausa 28 tunnust, mille järgi nad nagu said selgeks, et mis on see õige järgmine apispull. Ja huvitav, et mingi rohkem kui 100 aastat tagasi üks, ma arvan, et prantslane avastas seda kohta, kus kõik need apispullid
olid maha maetud kambritesse ja need olid vähemalt mingi 64 seal maetud. Aga kahjuks, kui see apispull oli väljas, siis ta suri. See püha lehm. Aga me ütleme inglise keeles holy cow. Aga nemad uskusid seda nagu tõsiselt, et need olid pühad lehmad. Ja siis veel oli üks Hathori jumal. Tema oli siis jumalanna, kes oli armastuse, ilu ja rõõmu jumalanna ja teda kujutati lehmana. Ja see oli suur häbi talle ka kindlasti. Nemad said nendest kariloomadest ilma. Nad ei saanud seda liha süüa, aga Jumal annab meile süüa. Ta oskab seda teha. Me teame, et hiljem Issand andis mannat taevast kõrbes 40 aastat Israelastele. Me teame, et Jeesus andis süüa 5000 inimesele ja siis veel 4000 inimesele teine kord. Ja Jumal vaatab, et sul on praegu süüa. Me palvetame, et anna meile meie tänapäeva leiba, veel tänapäev. Me palvetame seda, sest me teame, et Issand annab meile süüa. Tema on nendest lehmadest suurem ja lehmade jumalatest veel suurem. Siis tulid paised. Paised. Loeme siis 8. salmist. Siis Issand ütles Moosesele Aaronile, võtke endile mõlemad pihud täis sulatusahju tahma ja Mooses puistakus seda Vaaro silma ees vastu taevast. See muutub siis tolmuks üle kogu Egiptuse maa ning inimestele ja loomadele kogu Egiptuse maa tulevad mädavillideks arenevad paised. Nüüd sulatusahjus ta võttis selle kas oli põrmu, aga võttis selle, see oli väga tähendusrikas. Kui, see piibel ei ütle, aga kui see oli üks telliskivide tuleahju, see oli see, mida Iisraeli lapsed oleks kasutanud. Et väga tähendusrikas, et ta viskab seda Egiptuse maa vastu ja nendest saavad sellised paised inimeste ja loomade peale, mis olid valusad ja jooksevad ja vastikud. Ja sellega Issand näitas, et ta on nende tervendamise jumalatest suurem. Küll nad egiptlased palvetasid, karjusid oma jumalate poole igas templis, aga vastust ei tulnud, vaikus. Inimesed kannatasid edasi. Ikka see levis ja levis ja levis. Näiteks Sehmet, lõvipeaga jumalanna, pidi epideemiaid nii alustama kui lõpetama. Aga kui nad uskusid, et tema alustas, ta ei osanud lõpetada seda õigel ajal. Siis oli veel Serapis ja Imhotep. Nemad pidid inimesi terveks tegema. Küll nad kisendasid nende poole, aga Issand oli see, kes tegi seda. Egiptlastel olid igasugused amuletid, mida nad kandsid, et haiguste peletamiseks. Sellest ei olnud abi. Isegi võlurid ei saanud Vaaro ette tulla paisete pärast. Jälle tegi häbi nendele võluritele. Ta ei saanud paluda, et teete paised ka. Ei saanud, sest nemad kannatasid. Nemad ei tohtinud Vaaro ette ilmuda, sest nende olid jooksevad haavad keha peal. Siis järgmine, siis
tähendab, et Jumal on see, kes teeb terveks. Jumal on see, kes oma prohvetite kaudu Vanes Testamendis tegi inimesi pidulitõvest terveks. Jeesus tegi paljud inimesed terveks. Ja Jumala riigis ei ole üldse haigusid enam. Ja seda me ootame. Ja nüüd järgmiseks rahe. Jumal tegi veel häbi nende jumalate peale. Rahe hakkas sadama. Nüüd alates salmist 13. Siis Issand ütles Moosesele, tõuse hommikul vara ja astu Vaaro ette ning ütle temale, nõnda ütleb Issand, hebralaste Jumal, lase mu rahvas minna ja mind teenida, sest seekord ma saadan kõik oma nuhtlused sulle enesele ja su sulastele ning su rahvale, et teaksid, et minu sarnast ei ole kogu maailmas. Kui ma nüüd oma käe välja sirutasin ja sind ja su rahvast lõin katkuga, siis oleksid sa maa pealt kaotanud olnud. Aga ma jätsin sind alles just selleks, et näidata sulle oma väge ja teha kuulsaks oma nimi kogu maailmas. No Jumal, ta tegi või ta teadis ette, milline Vaaro on. Ja ta kasutab ta ära. Salm 17. Kui sa veel ülbe oled mu rahva vastu, ega lased neid minna, vaata, siis ma lasen homme sadada väga rasket rahet, millest ei ole Egiptuses olnud ta asustamisajast tänini. Ja kui oleksime kõike selle läbi lugenud, siis me saame aru, et kõik inimesed, loomad, kes väljas olid, kui hakkas sadama seda rahet, nemad kõik surid. Et nii õudne oli see. Ja kõik nende viljad, põllumaad hävitatud täiesti. Jumal näitas, et on näiteks taeva jumalatest suurem. Millised olid nende taeva jumalad? No näiteks taeva jumal Nut. Ta ei saanud neid aidata. Ei saanud midagi teha. Isis ja Seth, nad pidid saagi lõikust ja põlusid hoidma. Ei saanud. Kõik said hävitatud. See Piibel ütleb, et see vill ja see ja veel üks vili hävis ära. Või mitte see vill, vaid see lina. Sest vill ei meeldinud egiptlastele. Nad ei tahtnud seda kanda. Villast riided ei meeldinud neid väga. Aga linast riided nad hindasid väga. Ja kõik preestrid näiteks kandsid linast riided. Aga kogu see saak oli hävitatud. Ja mõnda toitu ka. Ja ei ole isegi kirjas, et Vaaro kutsus neid võllureid. Saatan oli piiratud. Jumal oli Iisraeli Jumal, aga ta on ka taeva Jumal. Tema valitseb üle kõige. Issand lasi rahe kananlaste vägede peale sadada, kui mäletate Joosua ajal. Ja rohkem surid rahe pärast kui mõõga pärast sel päeval. Jeesus sõitles tormi ja laineid ja kõik jäi tasaseks ja vaikseks. Issand toob veel rahu maa peale Jumala riigis, kui ta tuleb. Ja ta ütleb, et need, kes Jeruusalemma ei tule, need rahvad ei austa Jumalat, nemad ei saa vihma nende maadel. Jumal, jah, ta on meie Jumal, ta on Piibli Jumal, tema on ka taeva Jumal. Ja ta näitas seda ja tegi häbi Egiptuse jumalatele. Siis veel rohutirtsud. Rohutirtsud 10. peatükis. Nüüd alates 4. salmist. Sest kui sa keelad mu rahvast minemast, vaata, siis ma toon homme su maale rohutirtsud.
Need katavad maapinna nõnda, et maad pole näha ja nad söövad jäänused säilinust, mis teile rahest üle jäi. Ja nad söövad ära kõik puud, mis teil väljal kasvavad. Ja nad täidavad su kojad ja kõik su sulaste kojad ja kõik egiptlaste kojad, mida ei ole näinud su isad ja su isade isad oma maa peale tuleku päevast tänini. Ja ta pöördus ümber ning läks ära Vaaro juurest. Issand on ka lõikuse Jumalast suurem. Jälle oli see rünnak Isisi ja Sethi peale, kes pidid põllumajandust hoidma ja õnnistama. Nad ei saanud midagi teha. Kõik, mis jäi järgi, ilmselt oli see mingi kuu või paar kuud hiljem, kui sellest rahest, see rahe hävitas need viljad ära. Aga olid mõned hilisemad viljad, nüüd tulid rohutirtsud, sõid ka selle ära. Tähendab, et ei jää midagi järgi. Ei ole midagi süüa sel aastal. Loomad on surnud ja viljad ei tule ka. Ei ole saaki. Issand täiesti hävitab kogu Egiptuse maa. Egiptlased palvetasid ka ühele rohutirtsute jumalale, sest nad kartsid neid rohutirtse, nendel oli üks jumal selle jaoks, tema ei aidanud. Need rohutirtsud olid päris hullud, et näiteks mõned aastakümned tagasi Aafrikas olid rohutirtsud, selline nuhtlus seal. Ja igas ruutmiilis oli 100 000 kuni 200 000 rohutirtsud igas ruutmiilis. Ja need parved olid, katsid mingisugune 400 ruutmiili korraga. Nad kogu aeg liikusid edasi ja nad rändasid ja tegid kahju seal Aafrikas mingi 14 aastat, kuni see lõpuks lõppes ära. Et me võime uskuda, et selline nuhtlus tuli kogu Egiptuse maa peale. Aga issand on see, kes valitseb kogu looduse üle. Issand on see, kes tellis need rohutirtsud Egiptuse maale. Kuidas ta tellis? Ta idatuul puhus kogu öö ja kogu päev ja siis nad tulid kohale. Issandal võib neid kamandada, võib neid käsku ütlema ja nad peavad sõna kuulama. Issand lubas, et ta õnnistab tõotatud maad, kui tema rahvas on kuulekas. Et siis on hea saak igal aastal. Jeesus sõitis eesli seljas, mille peal polnud keegi kunagi sõitnud. Tavaliselt sa pead nagu õpetama sellele loomale. Loomulikult loom ei taha, et keegi istuks selja peal. Ta hakkab vastu. Ei. Aga see oli noor loom. Keegi ei olnud teda taltsutanud. Jeesus lihtsalt istus ta selja peal. Ja see loom kuulas sõna, sest Jeesus on issand, kogu looduse issand. Ja Jumala riigis me teame, et on rahu isegi loomade vahel. Nüüd eelviimane pimedus. Raske pimedus, Salm 21. Siis isand ütles Moosesele, siruta oma käsi taeva poole, siis tuleb Egiptuse maale niisugune pimedus, et katsu võib käega. Ja see oli 3 päevaks. Jumal tegi häbi päikese jumalatele ja neid olid palju. Ma loen ühte väikest nimekirja. Ra,
oli päikese jumal, Amon-Re, päikese jumal ja tema naine Mut ja tema poeg Kons, nad kõik koos hoidsid seda. Aten, päikese ketase jumal, Atum, loojuva päikese jumal, Kepre, üks teine päikese jumal, võib-olla sama kui Ra, Horus, tiibadega päikese ketasega päikese jumal, Harakte, võib-olla on ka see nagu Horus, Hathor, taeva jumalanna, Nut oli see taeva jumalanna, Toth oli see kuu jumal. No, nad ei näinud ka kuud nendel kolmel päeval. Ja siis oli palju teised. Üks veel ma mainin. Vaaro ise pidi olema ise oma nagu jumal. Ja nad uskusid, et tema annab päikest kogu Egiptuse maale. Aga keegi ei andnud päikest, ei andnud mingit valgust 3 päevaga. 3 päeva seal Egiptuse maal. Jumal tegi nendele kõikidele suurt häbi. See on sellepärast, et Jeesus on see, kes on maailma valgus. Nagu ta ütles, mina olen maailma valgus. Jumal andis valgus Iisraelastele Goosenis, kogu see ajal, kui oli pime Egiptuses, oli valge seal Goosenis. Jumal tegi päeva topelt pikaks Joosua ajal. Seda ööd ei olnud. Oli topelt pikk päev, et Joosua ja tema mehed said kätte kõik oma vaenlased seal päeval. Ja meie oleme kutsutud ka valguses käima Jumala rahvana. Jumala riigis tulevikus ei ole isegi päikest vaja uues Jeruusalemmas, sest Jumal on seal, annab valgust. Ja seal ei ole kunagi öö. Nüüd viimane, ma ei hakka seda kirjateksti lugema, sest me räägime sellest võib-olla järgmises jutluses. Esmasündinu surm. Ta tegi jälle häbi kõikide sünnitamise jumalate peale. Vaaro esmasündinu suri, aga tema pidi olema jumalik. Kui Vaaro on jumal, siis kindlasti tema esmasündinu, kes hakkab jälle järgmiseks Vaaroks, tema on kindlasti jumalik, tema suri. Min oli see paljunemise jumal, Isis, naiste viljakuse jumal, Hathor, iga sünni juures seal hoidmas koos teise 6 jumalaga. Ja muidugi see kõik esmasündinud loomad surid. Aga teate, mäletate seda Eipes pulli? Tema oli esmasündinu loom. Ta pidi olema. Võime järeldada, et tema suri ka. Võib-olla oli teist korda suri. Võib-olla asenduspull ka suri nüüd. Jeesus on see ülestõusmine ja elu. Eelia näiteks äratas poisi surnuist üles Vanas testamendis. Jeesus, me teame, et ta äratas vähemalt 3 inimest, kus on Uues testamendis kirjas. Jeesus ise tõusis surnuist üles. Ja meie ka tõuseme surnuist üles, kui me usume Jeesusesse, kui tema on meie päästja. Et Jumal tegi suurt häbi Egiptuse jumalatele ja Vaarole, näidates, et tema on see champion, tema on see suurim Jumal maailmas, ainus õige tõeline Jumal. Ja meie kummardame teda.